Sõmeltajad jõudis. Üks viik Tallinna FC Flora duubliga, oled rahul? Võib rahule jääda jah, sest väga võitluslik mäng oli ja jäime 1-0 taha alguses ja suutsime viigistada ja peale seda oli ainult võitlus ja võitlus ja ma arvan, mõlemad võistkonnad väärisid viiki. Tarva mäng on kulgenud nüüd viimastes voorudes nagu Ameerika mägedel, et suur võit 6-1 Kiviõli Irbise üle ja seejärel masendav 0-5 kaotus Tartust Tammeka duublilt. Jah, et see põhjused on kindlasti seal, et see vorm ei ole selline nagu eelmine aasta, et me ei ole saanud koos treenida nii palju ja siis et tulemused on täpselt nii, et kuidas võistkond suudab ennast kokku võtta ja millise võistkonna vaimuga peale minna. Et nüüd suvel on meil aega seda vormi kõverat jälle laduda, et loodame, et saame eelmise aasta vormi tagasi. Järgmine liigamäng on küll 7. juulil, aga pikka puhkus see siiski meeskonnale ilmselt ei tähenda, sest ees on ootamas veel maakondade maavõistlus ja ilmselt ka Eesti-Läti 100+ maavõistlusmäng Läti klubiga, keda me ilmselt veel ei tea. Jah, et reedel on meil Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa mäng, et põhiosa moodustab seal Tarva mängijad, et puhkust nad veel ei saa, aga siis väike puhkus tuleb kuni 29. juunini, et siis on Läti ühe klubiga maavõistlus, keda me tõesti veel ei tea, et seda teavitab meile liit nüüd lähiajal. Ja järgmine liigamäng on siis 7. juulil koduplatsil taas ja Kiviõli Irbis. Jah, et eelmisest mängus positiivne emotsioon nendega, aga ma ütlen, et see mäng ei olnud tegelikult nii lihtne, kui see tulemus näitab, et Kiviõli oli väga tugev ja meil lihtsalt õnnestus algul minna 3-0 juhtima ja sealt oli hea nagu edasi minna. Aga ma arvan, et siin kodus meil tuleb jälle väga tugev võitluslik mäng. Midagi lihtsalt ei ole loota. Kuidas on seisud vigastatute ja tervetega, kui suur see osakaal on, vigastatute osakaal praegu? 1-2 mängijat on, et ma ise ka siin pooleldi terve, aga loodame, et selle pausi ja eks saavad kõik mehed jälle terveks. Aitäh ja edu! 1-1 viik Flora duubliga, kas võib sellega pigem rahule jääda kui mitte rahule jääda? No ma arvan, et ikka pigem võib rahule jääda, et meil on alati sellised pingelised mängud olnud ja täna ei olnud väga palju võimalusi ka ja võib rahule olla küll, et
kõva võitluslik mäng oli. Siuke viik oli aus tulemus, ma arvan. Tuleb väikene puhkus, järgmise liigamänguni on pisut aega, aga samas on ees Ida-Lääs maavõistlus, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja ka Eesti-Läti 100+ maavõistluse raames mängud. Kas lööd ka nendest kaasa? Jah, et siin reedel on see Narvas toimub, et siis ma ikka katsun kaasa minna, et eelmine aasta küll saime vähe neilt Ida-Virulastelt, aga seekord tuleb siis ära võtta need, et koht kätte neilata. Kuidas sa enda seisukohast nagu tänavuse hooaja algusega rahule jääd, et treeninguteks väga palju aega ei jää? Jah, et Tallinnas elan ja et ei ole väga palju aega trenni teha, aga vaikselt hoian ennast sörgiga vormis, et palliga väga teha ei saa, aga et nii, kuidas aeg on, nii teen. Aga ütleme nüüd hooaja jätku suhtes oled optimistlik? Jah, et kui optimistlik, et sa lasen samamoodi edasi, nagu on olnud ja võib-olla natuke proovin juurde panna. Et jah, et loodame, et tuleb siin rohkem väravaid veel. No, jääme meiega seda lootma ja soovime edu. Aitäh! Loving it and loving it, living it up when I'm going down.